Tere tulemast kõik kingitus.ee podcasti vaatajad ja täna on meil külas Kristina Pärtelpoeg ja Marjen Võsujalg. Tere! Tere! Tere tulemast! Aitäh kutsumast! Korduvalt! Ja, sest ma väga tahtsin, et te tuleksite siia, sest et minu arust te olete Eesti maastikul praegu väga tegusad ja ägedad naised. Ja ma arvan, et tasub täitsa teilt küsida, et kuidas ja miks ja kuidas te seda kõike teete. Et võib-olla siis alustakski Kristinast näiteks ja räägi oma taustast ja üldse, kuidas sa oled jõudnud siia, kus sa praegu oled. Räägi, Kristina, millised olid su esimesed töökogemused? No minu kõige esimene töökoht oli, ma müüsin tänaval SL Õhtulehte. Ja nüüd ma tegin kogu aeg nalja, et kui ma miljonär saab, siis ma olengi see inimene, kes sai lehemüüjast miljonäriks. Aga müüsin tänaval SL Õhtulehte ja siis ma läksin, aga ma olen nagu terve elu olnud selline inimene, et mulle meeldib tööd teha ja kui ma teen tööd, siis ma teen südamega, ma olen endast 100% ja ma nagu sukeldun pea ees enda töösse. Ja ma olin vist 12-13, kui ma hakkasingi lehemüüjaks ja ma olingi see, et ma otsisin, et kui ma olen alajaline, et kus ma saaksin tööd teha. Ja siis ma sain kuskil sugulase kaudu, tegin mingi paar aastat seda lehemüüjatööd, siis ma sain sugulase kaudu loomakliinikusse, olin tagaruumides, kleepisin loomaravimitel eestikeelseid neid mingit silte peale, tegin seda ühe suve. Siis ma läksin seal Solarise poodi, läksin kuivatatud puuvilju ja mingid pähkleid müüma, tegin seda niimoodi, et ma mäletan, et ma läksin niimoodi, et ma olin hommikul tööl ja läksin otse töölt oma lõpetamisele ja siis lõpetamisest läksin tagasi tööle, et tegin seda suve otsa, ja siis ma olin lapsehoidja alati ja et ma nagu kogu aeg tööd teinud ja ma kuidagi, mul on terve elu olnud see mindset, et ma tahangi tööd teha ja vaeva näha ja kuidagi, mul lihtsalt meeldib tööd teha, ma ei tea, et ja siis ma läksin kohe, kui ma sain 17, siis ma läksin vanalinna, võtsin esimese restorani ette, astusin sisse, mõtlesin, tere, et kus on teie juhataja, tooge siia. Siis nad ehmatasid ära, et miks mingi naine tuleb, ütleb, tooge juhataja, aga neil just oli mingi koosolek seal taga, juhataja tuleb, et tere, soovisite rääkida, mõtlesin, tere, mina olen Kristina ja mina tahan teie juurde tööle tulla, mis teil mul pakkuda on, ma olen 17, et ma tean, et ma paari ei tulla, aga et mida ma saan teha? Et mingi, et niimoodi meil pole küll keegi kunagi tulnud, aga et siis läksin sisse viskajaks, et meie restorani ees kutsusin inimesi siis meie restorani sööma. Seda tegin aasta aega, kuni ma sain 18, siis ma läksingi ettekandjaks ja siis sealt baari ja niimoodi tegingi aastaid baaritööd. Ma olin vist 7 aastat, olin restoranides, isegi natuke pikemalt, et olin restoranides ja baarides ja tegin teenindustööd. Ja siis kuidagi ma tundsin, et ikkagi meelelahutus on see, mis mulle meeldib teha, mulle meeldib inimesi naerma ajada ja ma tundsin, et ma tahaks nagu teha manager'i tööd. Ma tundsin, et see on see, mis mulle nagu sobiks ja siis jälle ma sain teada, et räppar Arop on ju, ja ma sain teada, et teil ei ole manager'i. Ja siis mina jälle helistasin, tere, ma kuulsin, et sul ei ole manager'i. Ma ei ole seda kunagi teinud, ma olen 24, ma olen temast noorem ka veel, mõtlesin, ma tahaks olla su manager. Et miks ma peaks sinu mingi lapse võtma endale manager'iks, et ma ei taha. Ja siis ma olin mingi, et aga taha ikka. Ja ma käisin talle 3 kuud pinda, niimoodi, et ma helistasin talle iga nädal, saatsin talle sõnumeid, ma ütlesin, et anna mulle võimalus, anna mulle üks võimalus. Ma oleks ta ära blokkinud. Siis näitate, kuidas ma ta lõpuks Arop, miks sa ei teinud seda? Sa saad aru, kuidas ma lõpuks ta kätte sain, et ma läksin meile sünnipäevale ja siis ta oli ka seal sünnipäeval. Ta oli natuke joonud, on ju, ja siis ma leidsin selle õige hetke ja ma surusin ta nurka, ma ütlesin, nii, anna mulle 1 kuu, ma ei taha sentigi raha, anna mulle 1 kuu, ma tõestan, et ma olen hea manager ja kui see 1 kuu saab läbi ja ma olin halb, siis kõik on hästi, ei ole mingid bad feelingud, ma lähen minema, kõik on hästi. Ja siis ta ütles, et okei, jäta mind rahule, teeme selle 1 kuu ja siis ma olingi 3 aastat tema manager. Ma oleks raudselt sind ära blokkinud, päriselt ka. Nojah, aga selles mõttes, et ta ei blokkinud. See on see mingi stalker va? aga selles mõttes, et aga see ongi see, et kui sa midagi väga tahad, siis ei saa jääda ootama, et keegi pakub sulle seda, et sa pead keegi nagu ise vaeva nägema. Sealt edasi oli sul, eks ole, Viivuks Põhja-Tallinn ja siis suur avalikkuse jaoks siis MyHits on ju. Ja siis, tegelikult enne MyHitsi ma olin ka Sky portaalis, tegelikult oligi see, et mind kutsuti Sky portaali ja seal ma alustasin enda saatega Kokkamine Kristinaga ja sealt siis tõusis ka minu see niuke, et ma tegin seda Kokkamine Kristinaga, siis Kokteilid Kristinaga, siis sealt läksin TV3, tegin beebiblogi 2 või 3 aastat isegi ja siis ma läksin MyHitsi. Ja kus sa praegu oled, mis sa praegu teed? Ma praegu olen
ma olen vaba laps või tegelikult selles mõttes, et ma olen Delfis, tegime just podcast'i Bitchid, sai hooaeg läbi ja nüüd on jutud. Tuleb salajane projekt, mis uuest nädalast läheb filmimisele. Aga seda me kohe ei saa nii avalikult öelda. Sõltub kuna see. Tõesul me teeme lahedaid projekte, mis nagu saade, mul tuleb reality saade, et see tuleb ja siis siin mõtleme mingit, kas siis raadiot või podcast'i, et siin mingid pakkumised on õhus, et vaatame, mis elu toob, et ühesõnaga ma olen praegu nagu vaba hing ja teen, mis ta oled selles staarisaatuses juba vaata, et sa ei pea enam tööd tegema, aga kuskilt midagi tuleb, et ei pea otsima enam vaata. Ja telega ma olen alati rääkinud aastaid, et ma olen alati raadiot tahtnud nagu ma kuulasin väiksena Sky Plussi, seda hommikuprogrammi ja ma olin mingi issand, kui ägedad inimesed ja ma tahan raadiot teha, raadio on minu südameasi ja ma ei taha telet, et tele on nagu, kui pakutakse midagi ägedat, et siis ma võin telesse minna, aga raadio on see, mida ma teha tahan. Ja siis oligi, et sain kõne Urmas ja Oliivilt, et tere, teeme tele ja siis ma olin mingi, no ma ei taha, aga no teeme siis ja nüüd teen veits tele ka, et kui on mingi lahe projekt, et ma teen seda ja on nagu südamega ja on lõbus. Mul peab põhiline olema see, et mul on seda tore teha, mul on lõbus ja peab nalja saama ja see ongi nagu põhiline. No siis on kõige, ma arvan. Nii, Mariann, räägi endast, kuidas sa jõudsid, et siia, kus sa praegu oled, et mis su taust on? No, ma olen paljulapselises peres pärit, mis tähendab seda, et tööharjumus või et sul on vaja raha teenida, tuli hästi nooresti, ma olen teinud nagu tõesti väga kehvasid töösid. Et ma arvan, et ma olin mingi lasteaialaps, kui me käisime õdede-vendadega kummeleid korjamas. Ma ütlen päriselt, see on ära kasutamine, sest seda kaalutakse kilokaupa. Et sa korjad selgküürus mingi ämbrisse korjad kummeleid ja siis hiljem kaalutakse kilokaupa. Palju sa raha saad. Aga ütleme, et paarkümmend krooni ikkagi tuli, siis ongi see, et sa said endale ise magusaid, mis iganes asju osta ja selles mõttes, et okei, vahva. Mul on kahjuks oludesunnil 1 kuu pidanud töötama kartulihoidlas. Ma sain kunagi trahvi ja seda raha ma pidin tagasi teenima oma vanematele. Nii et idutasin neid kartuleid ja nii, kui see trahviraha oli koos, mul see drop the mic nagu see kartul võis lennata nagu samast hetkest, see töö ei ole mulle nagu. Ja igasugused neid mingid laagreid või siuksed olid, et nagu, et sa said mingid, oligi, et ala värvisid mingid sildu ja asju, ühesõnaga full nagu mõtle välja, aga sa saad selle raha kuidagi kätte. Aga hea elu minu jaoks algas, ma arvan, kuskil 13-selt, et siis ma hakkasin lastepäeva juhtimisi tegema ja assisteerimisi tegema, et kui on mingi suurem üritus, õhtujuhi abi siis. Ja see oli hea elu, et sa teed mingit, sul on endal nii lõbus, nii lahe on olla ja samas näiteks lastepäevas ma sain 2000 krooni per õhtu nagu, ma olin jumala happy, nagu ma olin nagu rikas. Ma läksin poodi, ostsin kunagi selle LG punase või see Kirsi punase chocolate telefoni, sest see oli nii popp asi, aga ma tavaliselt ei saanud kunagi midagi ägedat lubada, aga siis mul nüüd mul on raha ja nüüd ma lähen poodi ja ma tulin oma selle slaidisin oma telefoni, kurat, see on ikka nii äge. Et aga üks mingi suke veidram kogemus veel oli põhikooli ajas, me käisime tööl sõbrannaga kirstuvabrikus, aga kusjuures vaata, see ongi täpselt siuke ülesanne, mida keegi või nagu ei tahtnud teha, sest nagu, kas sa kandideeriksid tööle kirstuvabrikusse? Ilmselt mitte, on ju. Aga me olime, ma ei tea, kas me olimegi, kas äkki põhikooli lõpp või midagi taolist ja me sõbrannaga kahekesti me pidime seal neid kirstuneid mingid liiste või asju tõstma ja see oli tegelikult füüsiliselt, nagu tegelikult oli raske töö, nii et head lihased, on ju. Aga me saime 1 kuuga, ma arvan mingi 3000-4000 krooni nagu ja tegelikult see oli päris suur raha ja mul oligi, ma ostsin oma kooli asjad ise, mul oli kõik hästi nagu. Ja põhimõtteliselt peale nende, see oli siis enne, kui ma neid lastepäevi ja neid asju, tegelikult lastepäevi ma tegin juba varem, aga ühesõnaga see oli mingi vahepealne periood selles. Aga sealt edasi läksin ka ikkagi baari, et klubisse baar, et ka 17-selt valetasin kõigile, kui keegi küsis, vana oled siis 18, et sain siis alguses, olin ettekandja ja sealt edasi baaridaamine, et ma ka ikkagi, ma arvan 6-7 aastat kindlasti nagu tegin seda tööd, et see on muidugi hästi hea kogemus, et kui sa näed selle rahva seal ära, siis kõik ülejäänud on tegelikult palju lihtsamad, et sa näed neid, ütleme väga-väga nagu peomeeleolus ja inimesed ongi
siis käib see üles-alla, et kui küll sa oled õnnelik ja karjud, et ma olen nii õnnelik ja siis järgmine hetk sa nutad, et seal sa saad nagu kõike näha. Ja sellele tuli lõpp, mingi hetk ma väsisin sellest ära, lihtsalt enam vaata, kui see alguses oli nii äge, ma mõtlesin, see on kõige lahedam töö üldse maailmas. Ja mingi hetk väsisid ära, see on nagu iga nädalavahetus, sa ei pea ühtegi jaanipäeva, sa ei pea ühtegi aastavahetus, sa ei saa sõprade sünnipäeval käia, mitte kuskil ja mina mingi hetk ma väsisin ära, siis ma kandideerisin ise tööle Äripäeva ja osalise ajaga ja siis ülikooli pärast ja siis Äripäevast helistati mulle, tollane siis reklaamidirektor Asso Laido on ju ja helistas, et kutsuks vestlusele, et aga sul on märgitud osaline tööaeg, ma ütlesin, et jah, et osaline see ongi, et aga meil on vaja täistööaega, siis mul olid siis ma lihtsalt ei tule teile ja siis läksin korra CV keskusse, vaatasin, kurat, seal lubati 3-4 000 palka eurodes. Ma helistasin, aga kuna ma muutsin meelt, et tegelikult ma võin tulla küll. Ja siis Assol oli umbes sedasi, et sa just ütlesid, et sa ei tule, et kuna täna nüüd ma saan aru, et reklaamis on hästi suur see kaadrivoolavus ja tema jaoks oligi, et miks ma pean raiskama oma aega mingi pihvi peale, kes tuleb, aga äkki ma ei tule, et et ütleski, ma ei taha raisata oma aega. Ma ütlesin, aga mis siis nagu, aga äkki sa ei raiska oma aega, äkki sa võidad just tund aega nii-öelda oma elust, vaata. Ja siis ta oli, mina ei tea, natuke aega seal 10 minutit rääkisime ja siis ta oli okei, teisipäeval tuled, näeme teisipäeval, tulen. Läksime sinna, küsis küsimusi, kõik jumala lihtne, mitte midagi keerukat. Aga lõppu ma ikkagi pidin, ta tegi mulle kohe ettepanek, okei, asud meie juurde tööle on ja siis ma lõpus ikka ütlesin, näed, ma ütlesin, et sa ikkagi võidad tund aega oma tööajas. Pidin ikka selle ära mainima. Aga sinna ma läksin ja ma olin seal, ma arvan, kuskil 2 aastat, olin Äripäevas, et alguses müüsime printi, ajakirju ja peale seda siis konverentse ja mingeid üritusi. Ja siis tulid head ajad meediamajadest, et hakkas kohutav üleostmiste periood. Nii et siis ma osteti üle, läksin Delfisse, Delfi online'i ja mina ei tea, siuke paar kuud sain olla, siis pakuti, et hakka otse kliendi müügijuhiks, et ehk siis nagu need, kes tegelevad, ehk siis ma tegelesin otse kliendi halduritega nii-öelda, et push isin neid takka, aga kaua ei andnud oodata, et tulid rõõmsad beebiuudised. Ja siis selle valguses, ma muidugi nädal aega enne sünnitust läksin alles nii-öelda päriselt töölt ära, sest nii põnev oli, ma ei saanud pidama. Ja aasta olin kodus, siis ostis Postimehe raadiod, Elmar Mai hits Kuku Narodne DFM üle ja siis samal ajal, seal oli mul ka siukene aastake 1,5, aga siis ettevõtte siseselt läksin Postimees online'i, et kuni ma lõpuks andsin lahkumisavalduse, et nüüd ma tahan teha oma firmat. Mis aasta see oli? Otsus. See oli, ma arvan, et see on 2-3 aastat tagasi. Et ei, see oleks võib-olla läinud üli hästi, aga ta läks halvasti seetõttu, et me haldasime Viru keskus, Solaris keskus, mingid välimeediapinnad, billboardid, aga tuli peale koroona. Ja kui sa lähed sinna kõige paremate kavatsustega ja sul on nii palju ideid ja asju ja siis on see, et sa haldad keskuseid ja keskused pannakse kinni. Sul on nüüd kulud, aga sul ei ole tulusid ja mitte midagi pole teha, see oli 2 aastat virelemist ja lõpuks oligi, et võib-olla nüüd tänasel päeval oleks saanud hakata nagu vaikselt nagu uuesti nii-öelda tagasi tulema, aga sõda tulid ka vahepeal peale, ma vaatasin lihtsalt nagu valiks eluna. Oktoobris sai see firma müüdud, õnneks namaste ma tegin siukse peo. Et ja nüüd siis ma olen managemendiga tegelenud siin, ma ei tea, varsti juba aastakene, et teed juba kauem. Aga see tuli ka kuidagi siukene, et ma nagu mõtlesin, mis ma teha tahan, aga ja eks ma igasugused pakkumisi olen käinud siin kuulanud ja näinud ja rääkinud, aga ei ole veel leidnud midagi siukest, mis mõtled, tõesti, vaat see on äge, vaat seda tahaks. Ja siis ongi kuidagi hästi orgaaniliselt neid management asju jäänudki tegema, et mingid erinevad üritused, siis ongi Kristinat haldan, Brigitte Susanne Hunti, Põhja-Tallinnat, Ants Rootsasega teen väga paljusid koostöösid ja ütleme, et siin ikka iga päev tuleb mingid põnevaid, huvitavaid pakkumisi ja ühesõnaga praegu on hästi siuke kirju, et me teemegi erinevaid saateid, podcaste, nii-öelda influencerite koostöösid asju, et ja nüüd muidugi jah, etendused, nendeni me jõuame, et nemad on muidugi neid ammu teinud, aga et ma nüüd hakkan neid etendusi ka modereerima.
et siukene puhas meelelahutus. Väga kirju, aga no eks seda portfooliot peab hoidma, ma arvan, laiana, et siis saadki nagu võimalikult palju asju teha, on ju. Okei, aga kuidas te ennast hoiate nagu tervena ja nagu nii-öelda, ütleme, kui ongi rasked ajad, et seda läbipõlemist ei tuleks või on kunagi tulnud ka, et No minul on näiteks see, et ma teen seda, mis mulle reaalselt meeldib teha ja et ma armastan seda teha, et siis mul ei teki see läbipõlemine võib-olla ja ma nagu nüüd olen õppinud nagu puhkama, et sa võtad see puhkusaega ka päriselt ja mis sa teed, kui sa puhkad? Mis sul need asjad on? minu jaoks on hästi, kõige parem on ikkagi see, kui ma olen reisile, võib-olla kas või Rootsi, aga see, kui sa saad seda mingit teist riiki ja astud välja lennukist või laevast, mis iganes, siis mul on kohe nagu uus hingamine, et kui ma käin kuskil välismaal, et nüüd mul on seda reisimist tulnud juurde, et ma ikka käin reisimas, aga kas või see, et sa oled lihtsalt, ma ei tea, kodus ja mingi vaatad kas või filmi ja nagu ei tegele mingi meilidega või asjadega, vaid sa lihtsalt võtad mingi hea joogi, teed endale hea kohvi või hea mingi söögi ja vaatad sarja ja see on ka nagu tegelikult minu jaoks puhkus. Jah, Marja, mis sul on need puhkuse asjad? Sa üldse puhkad või sul? Kusjuures mina olen ikkagi töönarkoman ja ma tean, et ma olen, et kui ma olen isegi reisil, ma võin võtta päikest, aga mul ikkagi telefon on käes, et ma olen nagu full töönarkoman. Aga mida ma tean, et kui mul lõpeb mingi suur projekt või üritus, siis peale seda ma olen küll siukene 2-3 päeva umbes siukene, et nagu I don't care, vaata, et ma lihtsalt, vaat siis ma nagu see pingelanguse moment, et noh, helitehase üritus, just see juubelikontsert sai läbi Põhja-Tallinnal ja peale seda oli kui siukene 2-3 päeva, et mul oli see suva, tulgu või pussnuge nagu, et mul on lihtsalt vaja seda aega ja siis ongi, et kas noh, varem ma lugesin raamatuid, aga kuna mul on ju väike laps ka, kes nagu nõuab tähelepanu, et ma peaks lugema rohkem, on ju, aga ma ütlen päriselt, me vaatasime Miiaga mu tütrega siis ära ka enda vist terve Gossip Girli hooaja 2-3 päeva jooksul. Sa lihtsalt vedeled, sa lihtsalt vaatadki tõenäoliselt mingit nagu lihtsalt seeditavat materjali, mingit sarja või asja, et ja lülitad ennast välja, et sa lihtsalt ei mõtle oma mingit asja, näe, äkki mul on see tegemata või tegelikult ma peaks temaga juba ühendust võtma, et sa lihtsalt võtad selle pingelanguse aja, see on 2-3 päeva. Ja peale seda siis on see, et üks päev lihtsalt ringutad ära ja davai, mis me nüüd teeme nagu, et aga lihtsalt see pingelangus on mingi 2-3 päeva. Ja noh, ilmselt kui sa teed veel suuremad üritus, on see nädal või kauemgi, et ma just seda Andres artiklit lugesin, kus ta ütleski, et kui sai see Smilersi ja Termika kontsert tehtud, et tal oligi lõpuks oli see, et ta hakkas lihtsalt pingelangusega ninast verd jooksma. Et mitte sellel ajal, kui oli kõige kriitilisem, kus oleks nagu eeldanud, vaid just see pingelanguse perioodil, et sa oled lihtsalt rampväsinud, üks hetk järsku keegi enam ei helista, keegi midagi sinust ei taha, et just see pingelanguse moment ja siis mul ongi, et mõistan täiesti, mul küll ninast verd jooksa, aga ma ei tee nii suur asju ka ilmselt, et jõuame sinnani, aga see, et sa oled rampväsinud ja su keha füüsiliselt valutab, et see on see paar päeva ja siis ärkad üles ja davai, lähme teeme midagi. Lähme keerame uue jama kokku. Aga kusjuures mul on reisiga ka ikkagi sama, et ma olen nagu, kas me Marjaniga, kui me omavahel räägime, näiteks niisama telefonis, meil on mingi 5 ülihead ideed, et meil on kogu aeg nagu mõte käib, kogu aeg teeme tööd ja siis mingi üliäge projekt teeme selle ära, et see on ka, et tegelikult, et see töö käib kogu aeg, et mul on ka, et kui ma võib-olla sarja vaatan, et see on ainuke, kui ma välja lülitan, et ikkagi reisil ma teen ka tavaliselt tööd, et kogu aeg on töö. Tegelikult koos trennis ka ma olen vaadanud, et kas see on mingi hobiprojekt või te nagu päriselt nüüd otsustada, et me hakkame trennipihvideks? Kusjuures see on siuke asi, et ma käin trennis, aga mul on see probleem, et ma mingi hetk vajun ära. Ehk siis nagu ma käin, järgmine, nüüd on ilm halb, siis mul on endal halb, ma ei lähe sinna. Aga see on nüüd teist korda, kui ma teen seda, et mina käin trennis ja siis ma võtan oma lähikondlased, teen sellest mingi projekti, esimene oli Põhja-Tallinnaga, nüüd on Kristinaga ja koos sa ikkagi käid, sest sa tunned seda veits seda nagu pinget või survet ja siis sa käid ja noh, Kristina on nagu väga-väga tublilt käinud. Ja ma ikka nädalas ma ikkagi esmaspäevast reedeni ikkagi iga päev üritan käia, et nüüd oligi, et eile ma jõudnud, sest meil oli see moeshow
ja see oli ikkagi terve päeva nüüd no see lava oli nii pikk, et ma arvan, et sa said seal oma 10 000 sammu kindlasti täis ja et meil oli mitu outfit'i vahetust, et ja sa nagu nad ütlesid ka, et see oli vist see Eesti oli pikim lava. 3 kilomeetrit umbes oli see edasi-tagasi kõndimine kokku. Aga täna oli jah, et kuna meil eile tähistasime ka seda muutsu, et siis täna ma ei jõudnud, aga homme ma jällegi lähen, et me ikkagi ja nüüd ma saan nädalavahetusega käia, et kui mul laps ei saa Eestis, et siis ma saan nagu nädalavahetusega käia, aga ma üritan ikka 4-5 korda nädalas käia ja ma olen Marianile nagu tänulik ja ma olen õnnelik, et ta mind sinna trenni vedas, sest nüüd ma olen jälle selle nagu trenni mentaliteedi saanud, sest ma vahepeal ei käinud aastaid, ma olin mingi, inimesed, ma olen trenni, ma olen mingi, siis mina küll ei lähe. Aga nüüd ma käin ja mul on seda energiat ja mulle väga meeldib. Tegelikult Kristina on juba peaaegu 9 kilo alla võtnud, et see on nagu super tulemus. Et mina nillin oma kõhulihasid siiamaani, et ma veel... Saadab mulle pilte kogu aeg. Ma veel ütlesin talle ka, et minu jaoks tema projekt on kas edukas või mitte edukas, kui ma saan endale kõhulihased, et tegelikult suva see sinu keha ka, vaata, kas sina saad oma kõhulihased, jah? Aga Ida on väga-väga tubli olnud, et on tõesti nagu, sa ikkagi pead selle trennidistsipliinile nagu kenasti. Mul nagu, et see ongi see esimesed 2 nädalat on kuidagi see, et see on nagu uus normaalsus, et ma nüüd käin trennis, aga nüüd see on nagu osake minu elust, et näiteks ma tean, et mul näiteks mingi koosolek, et ma jõuan enne seda trennis ära või et ma teen selle koosoleku ära ja siis ma lähen trenni, et kuidagi teedki nagu hambapesu, et see on su osake sinu päevast, et isegi kui sa võib-olla ei taha seda teha, sa lihtsalt teed seda, vaata, või sa ei viitsi öelda, mitte ei taha, vaid see on hea võrdus hambapesule, isegi kui sa ei taha hambaid pesta. No kui sa ei viitsi, vaata, ma et sa oled tiimene, sa peaks mingi hambaid pesama enne magama minekut, sa mingi, ma ei viitsi püsti tõusta, aga sa tõused püsti ja lähed pesud hambad ära, sa ei lähe ju magama ilma hambapesuta. No pluss on ka tegelikult on see, et kuna kogu aeg on need vahekokkuvõtted, et tegelikult sul on ka natukene niisugune ora tagumikus, et sa ikkagi, ega sa ei taha ikkagi avalikult failida sellega, et umbes, et tegelikult ma ei tea, projekt lõppeb, oled 5 kilo juurde võtnud, et sul on see pinge ka peal, vaata, aga ja mina nagu solidaarsusest ja oma kõhulihaste pärast muidugi ka käin kaasas, et no sest mina ju siin selle jama kokku korraldasin, et ma jälle siis natukene nagu seedida ka seda. Ja, aga selles mõttes on tore. Ja pluss ongi see, et ka nii-öelda kui ei ole jõusaalipäev, siis on ka ikkagi rohkem seda rullitamist, liikumist. Me isegi juba natuke jookseme. Jah, natukene. No mina suudan mingi 5 kilti joosta, ma võiksin nagu parem olla, aga mulle ei meeldi jooksmine, aga nüüd on nagu hakanud vaikselt see, et just tänu selle samale masinale, mida me koos teeme, et sa jooksed. Kõnnid. Paar minutit, minuti paned sprinti, siis kiirkõnd, natukene aeglasem sprint, kiirkõnd, aeglasem sprint ja noh, nii 20-30 minutit pole mingit probleemi. See on päris hea ja sellega, et aga samas see pidi olema hästi efektiivne ka ja et ma vihkasin jooksmist ja nüüd ma nagu tõesti võin ka nüke 20 minutit joosta, aga see on ka nagu, et kui väga vaja on mida on vaja sõltub mille järgi vaata ja mille järgi. Aga kas te jälgite toitumist ka siis nagu sellega paralleelselt või kuidas? Ja mina teen FitLapi kava ja noh, et ma võib-olla nii täpselt enam ei jälgi seda, vaid ma ongi see, et ma tean, ma olen seda FitLapi juba nii kaua teinud, et ma juba tean, et ma võin, kui ma teen näiteks pastat, et ma võin 50 grammi makarone süüa ja siis sinna juurde mingi 150 grammi neid näiteks kanafileed või kui on kintsulihad, siis see on 100 grammi. Ühesõnaga, et sul jääb see mingi pähe, et palju sa võid mida süüa ja siis ongi mingid teatud retseptid, mis sulle meeldivad. Ja ma olen võib-olla selline inimene ka, et kui mulle mingi toit meeldib, siis ma olen nagu super, see on ainult seda. Näiteks oligi see, et mul oli vahepeal see, et me sõime iga hommik tatart. Iga hommik sõime lihtsalt tatart ja see oligi fine, ja siis ma sõin vahepeal ainult, nüüd mul on munaperiood ja ma sõin hommikuti munaputru ja ma olengi söönud seda mingi mitu nädalat järjest, iga hommik sõin munaputru ja siis ma sööngi nii kaugeni, mul lüskab üle ja siis ma tuleb mingi uus toit ja siis nüüd ma söön seda hästi pikalt, et ma mingit teatud toite söön kogu aeg. No see on päris intuitiivne, siis sa jälgid nagu mille isik sul on ja teed seda, on ju. No minul on umbes sama, et mul on need grillvõikud juba äkki vist pool aastat. Sest need on, nagu ma tean, et need on nagu tegelikult täiesti tervislikud, et teedki oma sepikuga, paned oma singifilee vahele ja mingi light juustu või tegelikult on need cheddar juustud, need on jumala teemad. Ja mul on tunne, nagu ma veits nagu sööks chunki, aga tegelikult ma ei söö, see on täiesti fine. Aga laias laastus FitLapi ma olen üritanud nii-öelda vaadata, aga sa ei viitsi pigem. Aga ma tegelikult ei viitsi, et ei, noh, ma mingid vaatan vahepeal nende mingid retsepte, sest mingi hetk saavad ideed otsa, et ma olen täiesti istunud ka poe ees niimoodi, et tahaks autost välja minna, aga mida ma sealt siis ostan nagu.
et jah, et aga noh, mul ei ole seda, et ma nagu hullult nagu jälgiks, sest noh, mul ei ole nagu otseselt tarvis nagu kaalu langetada, vaid aga lihtsalt nagu noh, ma ei näe ka sellel mõtet, et ma käingi oma trennis ära ja siis lähen Mäkki ja lükkan purksi sisse, et noh, siis ma ei lähekski trenni ja ma parem ma ei lähe Mäkki, aga ma ei lähe trenni ka, et aga kui ma juba trennis käin ära, siis ma nagu teeks targemaid valikuid. Okei. No see on väga tore, selles suhtes, et ma arvan, et see kõik toetab üksteist ju ja kuidas nagu... sinul trenniga on? Kas sa meiega trenni tuled? Jaa, ikka tulen. Ta ei oleks saanud teisiti vastata. Vaadake, kas te mulle järgi jõuate? No nii, see on see 10 kilomeetri jooks. Kükitamine. Kükke ma võin teha küll. Väga super, siis lähme kükitama koos. Palju sa kükke teed, räägi? No ma arvan, et mu maks on 90 kilo. Ma suudan kükitada. Okei, see on päris kõva. Mu treener rääkis ka, et naistele meeldib hullult jalgu teha ja meestele meeldib ülakeha teha. Ma olen mees. Choose me, I'm mees. Ja, et aga naistele väga meeldib jalgu teha, just kükke. Ma ei tea ühtegi naist. Reaalselt nagu kõik naised ainult ei, ma ei tea, millest te räägite. Nad tahavad oma tagumikku, aga see ei tähenda, et see meeldiv oleks. Ülakeha on 100 korda kergem teha kui kükad. Ma võin ka kõhulihased hea meelega nagu ja ülakeha, aga nagu jätke mu jalad rahva. Ega see oleneb täiesti tegelikult inimesest, sest et mul on ka üks sõbranna, kellega ma käin koos jõusaalis ja talle meeldib ka ainult ülakeha teha ja mulle meeldib ainult alakeha teha. Oh my god. Nii et, jah. Okei, tegelikult ma tahaks öelda viimid oma sõbrannaga kokku, aga see on juba ise, et pean seda alakeha rohkem treenima. Okei, aga räägime siis nagu naistest. Et naistest ettevõtluses ja te kindlasti ka nagu tunnete seda, et praegu nagu naised kuidagi saavad seda jõudu juurde, et rohkem olla nagu need liidrid ja juhtida ja kuidas te üldse nagu tunnete, et selles maailmas ennast? Aga tegelikult on just seadusandlus isegi vaikselt liigub sinna poole, et ettevõtetel peab olema päriselt. Ei, ma just hakkasin mõtlema, et mina ja naisülemustega ei kukku. Mina ei käi aga sina ise oled siis naisülemus, see sobib ju. Aga tegelikult on ju juhtkondades, nõukogudes nüüd peavad hakkama ka naised olema, et ehk siis nagu juba see tõuge tuleb ka, mis tegelikult natukene minu meelest ei ole õige, et tegelikult ma ju võtaksin selle inimese, kas on suurepärane, vahet ei ole, kas ta on mees või naine. Mitte seepärast, et ta on naine. Noh, praegu ongi pigem lähebki suund sinna, et sa pead võtma, et sul see kvoot oleks täidetud, aga see ei ole nagu minu meelest õige. Aga samas mina ei tunne, et ma naisena oleksin kuidagi halvemini koheldud olnud või nagu mingid asjad on, et sa nagu tajud, et mis on mehe jaoks lubatud, siis naisele ei ole, et sa pead seda jälgima. Aga ma ei tunne, et mul oleks vähem karjääri võimalusi, sellepärast ma olen naine, et pigem ma ei tea, ma keeran selle kõik enda kasuks. No, mina tean, et minul on alati olnud terve elu, kuna ma olen Eestis mustanahaline ja naisterahvas ka veel, et ma tean juba alati. Mis sa pole hullem kui üks. et ma pean lihtsalt rohkem tõestama ennast, et kui ma lähen ruumi, siis ma pean lihtsalt nagu tõestama ennast rohkem kui võib-olla meesterahvas või valgenahaline meesterahvas või valgenahaline naisterahvas. Lihtsalt ma tean, et inimestel on see, mitte kõikidel, ma ei saa, et kõigil on, aga lihtsalt, et kui ma astun ruumi, et ma pean ikkagi võib-olla aga kas sa ei ole mõelnud, et see tegelikult teistpidi mängib ka sinu kasuks, et alati, kui sa kuhugil lähed, siis kõik märkavad sind. Et see on nagu, see on sinu needus ja sinu õnnistus ühte sama ei, kindlasti ja keegi ei unusta mind ära, vähemalt teistes küll mitte. Aga selles suhtes, et ma ei näe, see mõttes, et ma ikkagi olen selline inimene olnud, et ma ikkagi näen vaeva ja ma ei tunne, et mul nüüd super raske oleks olnud, et ikkagi pead tõestama ja tegema, aga mul on olnud, et näiteks kas või TV3-s, et mul on olnud alati, et kui ma lähen kuskile tööle, on meesülemus ja siis see meesülemus läheb minema, siis tuleb naine asemele, aga lihtsalt see naistega on mul alati niimoodi olnud, et nad hakkavad nagu tõestama või tahavad nagu, või nad kuidagi tulevad ja hakkavad nagu kuidagi üle tegema mingit asju või kuidagi üritavad tõestada ja siis meil kuidagi on alati rappa läinud või mitte rappa läinud, aga ma olen oma meesülemustega alati paremini läbi saanud kui naisülemustega võib-olla. Mul ei olegi naisülemust olnud. Kusjuures ma ei mäleta tõesti, mul ei olegi vist olnud naisülemust. No võt. Mul on kuidagi see, et meestega teen nalja, mul lõbus ja chill ja ma ei tea. Tegelikult mul on nagu, naistega on ka chill, aga lihtsalt ma kuidagi olen paremini läbi saanud oma mees. Jah, ma arvan küll. Aga kusjuures tõesti, ma ei suuda välja mõelda, et kus mul oleks olnud naisülemust. Isegi kui ma restoranis töötasin, ma mäletan, et meie meesülemus, ta läks minema, siis tuli mingi naine.
ja siis ta lihtsalt mulle tundub, et sa oled ise naiste vihkaja. Ei tuli ole. mingi naine, tuli ühelt poolt kivikaenlas, oleks tulnud ka. ei no selles mõttes, ei ma ei ole mingi naiste vihkaja, aga mul on lihtsalt võib-olla see, et ma lihtsalt tean, et alati kui see, et mul on lihtsalt nii palju kogemus olnud, et kui mu mees ülemus ära läheb, siis ma nii kardan alati, et kui mingi naine tuleb, ta tahab kohe mingeid muutusi teha, kui kõik on hästi. No aga iga ülemus, kes tuleb ju tahab Teeb muutusi midagi teha, muud, et muidu tavaliselt ülemusi ei vahetata, et tullaksegi uue ideoloogiaga. Võib-olla mõtlen üle, ma ei tea. Ja selles mõttes, et kõik on tore. Kõik on hästi. Mis edasi teie jaoks? Mis see suvi toob? Suvi toob reisimist, nüüd ka uusi projekte, tööd on palju ja see mulle meeldib, et mul oli siin vist vahepeal mingi periood, kus ma lihtsalt korra puhkasin, aga mitte kaua, sest et siis ma hakkasin Marjaniga suhtlema. Marjan pani kohe tööle mind. Aga et tööd on palju vedelesid ja jõude. Vedelesin ja helistasin sulle liiga palju ja siis Marjani viskas kopa ette, et sa käid helistad mulle päevad läbi, et mine tööle, jäta rahule mind. Ja siis mõtleski mulle mingi projekte välja ja see mõtles, et tööd on palju ja Marjan teab, mina ei tea, et ütleb mulle kuupäeva, kus ma pean minema ja ma lähen teen töö ära. Ei, mul on see, et mul on need share'itud kalendrid, et kui juures see on nüüd nagu veits läbi kirjuks, sest suvi ongi hästi töine, et ongi Põhja-Tallinna kalendrid, siis on Brigitte kalendrid, siis on Kristina kalender ja siis on need kuupäevad hakkavad kattuma ja siis sa vaatad siuke iini, maini, moo, kus mind on päriselt vaja, vaata või kas on vaja või siis sa valid selle järgi, et mis üritus on, et kuhu sa kaasa lähed. Aga minuga on lihtne, ma olen nii postleid ise, et siis, et sa tead, et ma olen see kõige lihtsam laps vaata, et ma saan ise ka hakkama, et kui näiteks on vaja, näiteks ongi, kas nagu Põhja-Tallinn, Brigitte või mina ja siis ma saan ise hakkama ka, et sa pigem kas Põhja-Tallinn või Brigitte vaata. No Põhja-Tallinn oskab ise ka laulda ja Brigitte oskab ka õhtujuhtimisi teha, et otseselt ongi, et nagu see põhimõtteliselt vaatad nagu, et mis asja pealt, aga tegelikult on jah, suvi on hästi töine, et hästi palju põnevaid projekte, kontserte, etendusi, et kõike saab, kõike tuleb. Mis te ise nagu plaanite enda jaoks teha nagu tööväliselt? On mingi siuke ka mingi plaan, et jälle list täitub lihtsalt, meil on, aga siin on see, et kõik saadavad mingeid üritusi ja asju ja siis me siin kalenderdame, et millal kus ja siis vaatad, et kui tuleb juba samale päeval mitu asja, siis vaatad, okei, sinna lähme peale seda, see ongi niimoodi, et nagu täiesti siuke jada, et järgmine nädal on hästi palju üritusi, ma ei tea, miks te valite kõik järgmise nädal. Aga ja siis on samamoodi, et vaatadki kellaajalised kohad ja siis käime sealt võimalikult toredatest üritustest ikkagi läbi nagu. Et üritusi on palju, festivale on palju, ägedaid kohti on palju, et suvi tuleb lahe. Kas teil on tööalaselt mingi unistus ka, mida võiks saavutada või? Nagu mis on veel saavutamata või mis nagu teie mõlema jaoks oleks nagu see asi, nagu, mida tahaks nagu tööalaselt saavutada või kus ära käia või mida teha või on mingi siuke asi? No minul natukene on, aga ma ei tohi seda välja spoilida, sest see on tegelikult üks järgmine projekt, aga et see on pigem suur. Aga ma ei taha seda spoilida, sest Eesti on nii väike. Ja. No minu tegelikult terve elu kõige suurem oli kõik see raadio. Kristina raadiosse tagasi, Sky Plus, kas te kuulete meid? Ei, tegelikult mul oli raadio, ma olin raadios, et nagu ma nagu saavutasin selle ära, et nagu siis aga samas mõtled, aga ma mõtlen, et suuremad, et tee veel midagi, et aga ma ei tea, mul praegu vist ei ole mingit unistusi rohkem võib-olla, et võib-olla kunagi raadiosse tagasi, aga pigem nagu, ma ei tea. Kristina unistab liiga vähe. Ma olen realistlik, vaata, et ma olen chill, vaata, mis elu toob, go with the flow ja. Elu on oma plaan. Jah, et ma võin ju plaane teha, aga elu nagu nii naerab selle üle ja teeb omad plaanid. Okei, aga lõpetame siis äkki intervjuu mingi 3 asjaga, mida te soovitaksite siis ütleme naistele või alustavatele ettevõtjatele, et kuidas nagu alustada ja kuidas ellu jääda ja kuidas nagu mitte alla anda? Esimene ongi, et kui sa tahad midagi, siis ole sihikindel. Ja kui keegi ütleb sulle ei, tähendab, sa küsid valed inimese käest, mine küsi teise inimese käest, et alati on see, et nagu ära võtta ei, keegi ütleb sulle ei, siis sa lähed järgmise inimese juurde, et küll see jaaga tuleb. Keegi ütleb jaa, et ja vahepeal neid eisid tuleb nii palju
ja sa mõtledki, et nüüd ongi kõik. Tegelikult öeldakse, et müügitöös, reklaamimüügis, et iga 10 on jaa, et kobistadki see 9 ämbrit ära ja siis 10 on jaa ja kui sa oled juba kogenenum, vilunum, siis ei ole enam 10, vaid siis on nagu 10, 11, 12, 13 ja siis 14 ütleb sul võib-olla ei ja siis paned sealt edasi nagu, et jah, et ära korda neid eisid suva. Ja siis ongi, et leia, milles sa oled nagu hea. Ja siis nagu, et ära võta nagu, et mingi 10-100 asja endale, vaid leiagi see üks asi, milles sa oled hea ja arendagi seda, et näiteks minu ongi see, et ma olen väga hea rääkija, ma võin rääkida tunde kõigest. Ja siis ma nagu, ja siis ma teadsingi, et mulle meeldib rääkida, mis ma selle rääkimisega teen, meelelahutus. Ja siis ma hakkasingi seda arendama. Aga samas ma olen ka hea müügiinimene, et ma sündisin müügiinimeseks, et ma läksin Õhtulehte müüma, baaritöö, full müügitöö. Ma mäletan, meil oli baaris oli, et kes müüb kõige rohkem veini, mingi B ja G vein, et kes müüb kõige rohkem B ja G veini 1 kuu jooksul, saab minna Prantsusmaale veinimõisa. Oi, kus ma müüsin seda veini. Ma müüsin niimoodi, et teisel kohal ei olnud isegi võimalust, ma olin nii ees, keegi tahtis mingit veini, ma olin mingi, ma olen teile kõige parem vein. Toon teile sealt tagant, et proovida, uskuge mind. Ja tegelikult see ei on nagu, see on mingi, seal tahtis veel kallimat veini, ma tõin talle odavam, müüsin talle pähe, see kõige parem vein, mida ta on elus saanud. Ja ma läksin sinna veinimõisa, see on sama veinimõis, kus filmiti kõik need blondid veinimõisas ja need staarid veinimõisas, sama veinimõis ja see oli nii äge ja et ma teadsin, et ma olen ka hea müüginime, et kui meelelahutus ei toimi, siis alati müük on see, millest ma saan ka hakkama. Nii et tööd ära karda meest ja mehe vanemaid. Täpselt, et leia millest sa oled hea, et võtta, näiteks ma tean, minu vend on täiesti vastand, tema ei suudaks müüa, ma ei tea, jääd palaval päeval ka, on ju, et tema on just ta sulab kätte ära. Täpselt, et ongi, et sa pead leidma, vaatama, millest sa oled hea ja siis seda arendama. Täiesti nõus, et hambad ristis teha midagi, mis sulle tegelikult ei meeldi või ei sobi, et see on see, mis läbi põletab. On sul ja midagi... muidugi heas seltskonnas. Ja, seltskond on nii tähtis. Tegelikult olgem ausad, ega see nii-öelda töötasu kui selline sõltubki väga kõvasti sellest, et kui meeldib on sul seda teha. Kui sulle ikkagi väga ei meeldi, siis sa ikkagi küsid selle eest oluliselt rohkem. Et see ongi see, et kas see seltskond, sa oled nõus teinekord odavamalt töötama, aga see seltskond on äge. Ja vastupidi, et kui sa nagu tõesti ei taha minna, mingis hetkes, kui sa oled juba full rikas ja siis sorry, maksa kui palju tahad, ma ikkagi ei tule, aga kui sa nagu tahad teha äri still, siis sa küsid pigem rohkem, aga sa teed selle ära. Aga meeldivas seltskonnas läheb asi nagu lihtsalt. Minul tuli see 5- pealt, kusjuures ma mäletan 5- Kris ütles, et kui sa midagi ei taha üldse teha, küsi nagu nii rõvedalt raha, no nii, et see on häbi küsida. Ja kui ütleb jaa, no küll sa siis tahad seda teha, hea raha on, et selles suhtes, et... Kui juures minul möödusid need üleostmised alati sellised, et sa ei tahtnud tegelikult nagu minna, siis sul oli kahju, sest sul olid nägedad sõbrad juba teisest. Kuna Marianile pakuti autot, läpparid, kõik asjad maksti kinni, jube noh. Ja siis sa ütled mingi mölaka summa, et endal on ka natukene häbi ja siis sa viskad selle õhku ja siis öeldakse, et okei, siis mõtled, kurat. Ja siis sa lähed ja läheb veidik aega mööda ja siis vaatad tegelikult täitsa tore kokkus olla, et miks mitte võib ikka. Sa saad ju kujundada seda kõik jälle enda järgi, enda käega ja võtta need inimesed, keda sina tahad ja jälle on tore. No. Et lihtsalt see ebamugavus on see vahetuse osa ja muidugi see on ka teine asi, et pisikest ebamugavust ei tasu karta. Et kui on arengut, on natukene hirmu, on ebamugavus, siis see tegelikult viib ju edasi. Et kui liiga chill on ja ootad, millal banaan pähe kukub, et siis on aeg midagi muud juba teha. Aitäh! Selle vaata, kui täpselt me lõpetame. Aitäh sulle, et sa kutsusid meid, väga tore oli. Ja kingitus.ee elamustega ma loodan, et varsti näeme. Me juba ju lähme esmaspäeval teletorni. Turnima. Ja laupäeval on... Olde Hansasse. Mina kunagi olen seal käinud, see oli mega lahe. Ma kus juures ma töötasin Olde Hansa vastas, see oligi klassi, kus ma läksin, oli kõige esimene restoran ja klassi omanik oli siis Olde Hansa omanik ja siis ma mäletan, need alati seal ees karjusid need mingeid asju. Mandlimüüjad. Ja siis mul olid need peas. Nii et lõpuks saad ka sina ükskord Olde Hansasse sööma. Ja lõpuks seisin seal ees kogu aeg ja nüüd saan sisse lõpuks. Ja veel staarina ka, nii et... Aga jaa, aitäh super. Sulle. Aitäh. Ja aitäh meie kõikidele kuulajatele ja peatse kohtumiseni.